Meie raamatukogu hoidjatena oleme seni panustanud oma koduloopärandi säilitamisele ja tutvustamisele selliselt, et oleme Pärnu-Jaagupi raamatukogu kodulehele koondanud kõik seni meile teadaolevad Pärnu-Jaagupiga seotud koduloolised allikad. Need on raamatud, käsikirjad, ajalehed, interneti andmebaasid, millele on ligipääs olemas. Sellest kokku koondatud koduloopärandist tekkiski mõte, et võiksime teha koos noortega midagi toredat, millel oleks ka jääv väärtus ning mis paneks noori rohkem huvi tundma oma kodukandi eluolu kohta. Sündis mõte luua lauamäng, mis annaks erinevat teavet Pärnu-Jaagupi kohta, oleks põnev, natuke naljakas, oleks selline tore koguperemäng. Ja kellega siis veel, kui mitte koos noortega sellist mängu luua? Noored on ju lauamängude alal üldiselt asjatundjad. Projekt Raamatukogud muuseumid noored raames valmis lauamäng nuputades läbi Pärnu-Jaagupi ja see on raamatukogu ja noortekeskuse ühistöö. Meie tööprotsess nägi välja selline. Esmalt komplekteeris noortekeskuse juht Kertu Kaljur noortemaleva rühma, kes pühendasid 3 päeva oma maleva ajast meie projektile. Seejärel tegime kodukanti tutvustava giidituuri mööda Pärnu-Jaagupi alevit, kus tutvustasime erinevaid hooneid ja lühidalt rääkisime hoonete ajaloost. Millised ettevõtted on neis varem asunud, nende hoonetega seotud inimestest ja ka legendidest. Giidituuri lõpul mängisime ka ühe toreda telefonimängu, mis nägi välja nii, et rääkisime ühele osalejale legendi Pärnu-Jaagupi kiriku loomisest. See osaleja pidi ümber jutustama kuuldud legendi järgmisele, kes siis omakorda jutustas järgmisele. Telefoni viimase lülini jõudis lugu muidugi moonutatuna ning õigest variandist ei olnud alles midagi. Kuid mäng oli lõbus ning mängu lõppedes kuulsid kõik noored ka õiget versiooni legendist. Nüüd läks siis mängu päris tegemiseks. Kõigepealt jaotasime noored 2 rühmaks ja kumbki rühm pidi oma mänguvälja visiooni paberile panema. Ette oli antud, et lauamäng koosneb mänguväljast ja küsimuste kaartidest. Kui esialgsed kavandid olid paberil, tutvustasid noored valminud kavandeid. Nendest kavanditest selgus, et mõlemal rühmal oli tore idee ja õnneks olid need 2 ideed sellised, et need oli võimalik ühendada väga edukalt üheks kokku. Siis sai mäng selline, kus jalutame mööda Pärnu-Jaagupit. Mänguväljal on tänavad ja alevi ajaloolised hooned. Seejärel koostasime mängureeglid. Maleva teise päeva pühendasime küsimuste koostamisele. Küsimuste koostamisel oli abiks giidituuril kuuldud info, kuid ka Sergei Seelandi raamatud ja internetiallikad. Maleva 3. päev kandis nime taaskasutusprojekt Mängunupud. Meil olid materjalideks varutud nööbid, nõelad, niit ning nendest nööpidest hakkasime valmistama mängunuppe. See töö nõudis veidi näpuosavust, kuid kõik said kenasti hakkama. Hirmutas küll see kogus, et valmima peab 100 lauamängu ja igale mängule läheb vaja 4 nuppu. 4 korda 100, seda on päris palju. Ütleme nii, et noorte panus oli siiski umbes 100, rohkemaks ei jagunud aega. Ülejäänud nupud valmisid raamatukogu hoidjate käte abil. Koostöö noortemalevaga oli tore. Noored olid väga tublid, kuid meie raamatukogu hoidjatena vaatasime küsimused oma terase pilguga üle ja korrigeerisime neid, kusjuures jälgisime, et noorte algne mõte ei läheks kaduma. Lõplikult kujundas mängu Andrei reklaami kujundaja. Meie arvates sai see lauamäng väga ilus. Esitlesime lauamängu maal elama päeval, mil raamatukogus taskus läbi 150 inimest, kes said informatsiooni mängu kohta ja ka võimaluse mängida. Valmis tore koguperemäng, mis algab ja lõpeb koolistaadionil. Mängureeglid on kirjas mängulaua tagaküljel, kuid võimalik on luua ka oma mängureeglid ja mängida näiteks ainult viktoriini, vastates kaardil olevatele küsimustele või mängida ainult lauamängu ilma küsimustele vastamata. Mängureeglid on paindlikud. Korraga saa mängida 2-4 inimest, kuid ei juhtu ka midagi, kui mängida 5, 6. Mängule saab läheneda loominguliselt. Mäng koosneb mänguväljast ja 112 küsimuste kaardist, mis on jaotatud 2. On vaaria küsimused ja küsimused hoonete kohta. Esimesena veeretab noorim mängija. Kui satud ringile, mis viitab hoonele, siis tuleb sul valida sama hoone kohta 1 mängukaart, ulatada see mängu järjekorras järgmisele mängijale, kes esitab sulle kaardil oleva küsimuse. Kui vastad õigesti, saad õiguse uuesti veeretada. Vale vastuse korral jääd ühe viske vahele. Kui satud küsimärgiga tähistatud alale,
ehk siis vaarijakaardile, siis on sama lugu. Kes jõuab esimesena staadionile, on võitja. Head mängimist ja aitäh kuulamast!